tere kõigile, täna on 18. september, kell on 12:30 õhtul ja ma jätan väga lamp mul järsku kaamera kätte võtta, sest ma olen täiesti haige. Täna on koolipäev ja ma ärge küsige lihtsalt miks, või noh, tegelikult ma räägin teile kohe. Ma just avasin 2 kasti täit kõike, mida te saatsite nendelt nagu fännikohtumistelt ja oh my gosh, see on nii haige, nagu te ei pea mitte midagi tegema, aga lihtsalt vaadake seda. Terve see kast on täis toitu. See on see täis toitu nagu esiteks nagu toit, nagu thank god, reaalselt täiesti haige. Siin on kõik kodid ja värki ja need on kõik kirjad. Need on kõik kirjad. See on täis kirju. Ma loen iga viimse kui kirja neist läbi. Ma olen umbes poolteist juba lugenud. Ja reaalselt see oligi nii, et mul oli ülihalb olla, nagu ma olen haige, mul oli nii paha olla, ma mõtlesin, ma tahaks mingi teha, mul parem hakkaks. Ja siis ma tulin meelde, mul on 2 suurt kastitäit avatud. Ja nüüd on need 2 tükki avatud, seal oli kast ja seal oli kast ja ma olen kõik läbi vaadanud. Ja see on reaalselt nii arvas, nagu las ma näitan teile. Number 1. Üks asi, mida ma juba kannan. Oi. On 2 sükest telefonikatet, millel neil olid siuksed ka küljes, siuksed asjad näiteks. Siin ma nagu sorteerisin asjad eraldi, nagu see on nii armas. Vaadake, mul saati Polaroid, selline kaelakeem, mis oli YouTube'iga spetsiaalselt mulle tehtud, ma mäletan seda tüdrukut, kes mulle andis. Siin on raamitud pilt minu jäätise võitjast, ta kirjutas kirjaga mulle, Kristin, ma armastan sind ja ma nägin su kirja, sa oled väga-väga armas. Vaadake seda reaalselt, ma reaalselt ei suuda seda uskuda. See on täiesti out of this world, ma olen reaalselt, oh my gosh. Nagu ma reaalselt olengi sõnatu sükeste asjade peale. Nagu vaadake palun seda katet. See on hästi imeilus. See on nii kena. Flower crown. Oh my gosh, vaadake seda. See oli nii armas. Vaadake. Siin on küünelake, sükene väike võtmehoidja. Nii palju näomaske. Ma leidsin ainult ühe, aga ma ei teadnud, et neid on veel, aga mulle nii meeldis see üks ja ma teen kindlalt veel neid. Ma olen ära ütlemata tervik, need on väga tulevad kasuks mulle, kes kingist mulle. Selline meigikott ja need prillid ja mingid ehted. Oh my gosh. Siukene väikene kotikene, ma pole kindel, kas see on rahakott või midagi igal juhul. Ja need 2, vaadake seda, ma olen nii kaua siukest andnud endale ja I love coffee maagi. Oh my gosh, ja üli palju neid Nutella kleeb. See reaalselt nagu, see on täiesti mentaalne, see on reaalselt väljaspool maailma, see on nagu vaadake seda. Meie teiega fännbaasina oleme reaalselt nii koos. Ma olen teile nii ära ütlemata tänulik. Te lihtsalt ei suuda uskuda. Ja see motiveerib nii palju teha YouTube edasi. Nagu ma tõesti vabandan, ma tean, et mu videod ei ole viimasel ajal olnud nagu minu jaoks nii tasemel. Lihtsalt, kui te teaksite, kui palju päeva läheb ühe video tegemisse, siis seda on väga raske teha lisaks sellele, et ma käin koolis 8. klass, mis on väga-väga raske, trennis teha YouTube videosi, kõike muud selle kõrvalt tegeleda merchiga, teha kõike seda, nagu saate aru, ma tahan seda kõike teha, see võtab väga palju energiat, pluss on veel nagu sõbrad ja suhted ja nagu vahepeal on seal igast probleeme ja värk, ühesõnaga te ei kujuta ette, kui palju see aitab kõik teie kiired ja need on nii armsad ja see toetab mind nii väga ja motiveerib mind keep going ja vaheaeg tuleb ja mul on palju videosi planeeritud, lihtsalt andke mul natuke aega koolirütmi sisse elada ja ma luban, et ma tõesti üritan parandada ennast, aga see on reaalselt, see on täiesti mentaalne, kurat vaadake seda, ma olen nii õnnelik. Ja siin on kõik pakendid ja värki, mis ma avasin. Aga jaa, see on sükene väike lihtsalt lambine tšekkin arvatavasti. Ma teen veel sel nädalal neid, aga ma olen väga-väga haige update selles osas. Ma olengi reaalselt väga-väga haige, nagu ma ei tea, kas ta on mu häälest kuulda, aga see on vastik. Aga jaa, ma tahtsin teid lihtsalt tänada ja öelda, kui olulised te mulle olete. Kõik te, kes mind vaatate. Ja üldse mul tunne, ma lihtsalt ei ekspressi ennast nii hästi nende sõnadega, aga jaa, suur aitäh teile, see on reaalselt, see on täiesti, okei, ma kordan ennast igal juhul. Järgmine klipp on, ma ei tea millal, aga enjoy! Tere kõige, täna on 13. september, täna on teisipäev ja kell on 10:18. Ja ma ei vlogi mitte kunagi, kui ma olen haige, seepärast, et tavaliselt ma olen kas nagu tavaliselt, kui ma olen haige, siis ma olen nagu väga haige, on ju. Ja nagu isegi kui ma jaksaksin vlogida, see tundus alati imelik mulle, on ju.
aga kuna ma olen nagu haige, aga mul on ülihull nohu. Ja nohuga nagu, kui mul tuleb nohu, siis esimesed 2 päeva on nii hullud, et ma arvast ei funktsioneeri. Nagu ma ärkasin hommikul üles, ma ei teadnud, mis päeval, mitte midagi ei teadnud. Mul reast ei funkagi ajus. Ja ma lähen kella 8:30 kooli, mul on vaja üks töö ära teha, aga muidu ei läinud kooli sellepärast. Muidu ma oleks läinud kooli, sest mul pole vaata nii paha olla. Aga see neljapäev ja reede on loodusklass, mis on meil nagu klassireis või nii, me läheme Pranglile ja mööseks sinna. Ma vlogin ka seda, ma saan katsetada sellele uut vlogimiskaamerat. Aga jaa, praegu ma lähen peab pesema, et mul parem hakkaks. Kui see on nii mustad, siis ma teen arvatavasti mingit näomaskiga. Update nagu mingi 3-4 tundi hiljem, kell on nüüd 3:30 ja update, ma pesin pea ära, käisin koolis, tegin enda kontrolltöö ära, aga mul on ikka suht paha olla. Läheb hullemaks, aga see käib niimoodi hooti. Liigat seepärast mu juukst on nagu lõhkiseni. By the way, just tegin kohvi endale, Viewere kingitud kappi. Siin on kirjas Summer Party Original. Segame suhkru ära. Paneme selle siia peale. By the way, kui ma unustasin öelda, siis ma saan homme kätte uue vlogimiskaamera ja ma saan kuni selle nädalavahetuseni seda proovida. See on fun fact, sama vlogimiskaamera, mida kasutab Marti vlogides, mis on ühtlasi sama vlogimiskaamera, mida kasutavad Alicia, Mia, Ashley, Eva, kõik nemad. Ning et sellele kindlasti heli parem, ei ole sihukest asja. Ei ole sihukest asja, aga samas ei pruugi olla nii head valgust ja kõike seda, ning et me proovime, me vaatame. Mu puder sai valmis. By the way, kui te tahate selle kohta midagi raas, ma võin järgmises vlogis näidata, kuidas ma ta tegin, aga kui te ei taha, siis ma ei näita. Mida? Nii lärmakas. Ma ei kuule muidu. Mu emme vaatab mu vlogi, mis on minu meelest nii vaimukas. Ja... Oi, mis vaimukas inimene. Sai enda toiduga valmis. Ja nüüd ma lähen enda tuppa, sest Katja on muga FaceTime'is ja ma lähen ravin ennast. Bye! Katja jäi ka haigeks, see on ülinakkav viirus ja siis me oleme mõlemad niimoodi koos siin haiged ja söön enda putru. See on see põhipudel on nagu tegelikult marja oma, aga ma panen siia banaani ja kaneelisukkurt sisse, see on kõige parem asi üldse. Katja võttis ampsu mult ja kinnitab, et see on hea ja see on hea. Ja kohvi jõin ka. Update, mul tuli just üli hea idee päevaküsimuse osas. Ühesõnaga, selle vlogi päevaküsimuseks on, kui kaua teil võtab hommikul aega, et ennast valmis panna. Ja miks mul siuke idee tuli oli see, et ma vaatasin just Carlose vlogi Tartu show kohta. Ja mu enda Tartu show vlog oli, et ma ärkasime 5:45 hakkasime valmis panema ja siis ärkasid nemad 8, kui pidi 9 linnas olema. Nagu, see on nii erinev minu meelest, nii et kommenteeri kalle kaudu võtab valmis saama minu hommikul. Olenevalt üritusest ma võin saada valmis 3 tunniga, ma võin saada valmis ka 3 minutiga. Natkonna lai, ma olen saanud uksest välja 3 minutiga. Otsevaldist. Kauls. Igal juhul ma hakkan praegu. Kui te mäletate, ma rääkisin, ma sain väga palju uut meiki ja nad on praegu mingil moel ära sorteeritud, aga nagu mitte nii, nagu ma tahaksin, nii et ma hakkan enda meigi asju sorteerima. Update kell on 8:30 ja mitte midagi pole juhtunud. Reaalselt mul on ainult hullemaks, et ma magasin mingi mitu tundi, aga mul on väga paha olla. Ma lihtsalt tunnen, et ühelgi juhtub teie vlogi, kui nad päriselt haiged on. Nagu, ma ei taha, et mu vlogides tekiks sükene arusaam teile, et mul on alati kõik korras ja kõik hästi, saate aru. Nagu, näete, ei taha, et tekiks sükest arusaama, et ma olen alati korras ja mul on alati okei, nagu ei, ma jään ka haigeks. Mul, jah, ühesõnaga. Tõesti, mis ma kaamera kätte võtsin, see ma just vaatasin Marti vlogi. Viimast vlogi, mis on siis see, ma võtan aja maha vlog ja ma arvan, et see on väga hea otsus, sest jaa, ta teeb nagu täiskohaga tööd, pluss ta teeb YouTube'i, lisaks sellele ta juhib seda agentuuri, tänu millele kõik live ja kõik sükksed toimuvad. Ühesõnaga, ta tegeleb nii palju asjadega, see tõesti mind blown, kuidas ta jõuab reaalselt. Kogu selle juures kogu aeg nii sõbralik ja nii nagu avatud olla. Mul on juba siis, kui mul on palju õppeid, ma hästi inimesi peale kannagi kähve mingi ühesõnaga. Ma arvan, et selles vlogis
Martti räägib, kuidas ta elu on muutunud ja ta elutempo on kiiremaks muutunud. Ja ma arvan, et see pole kindlalt case ainult Martil, rääkis muu elutempost, mis on ka nii palju rohkem kiiremaks muutunud. Ja mu channel üldse, mul on niisugune tunne, ma olen nii palju enda fookuse keeranud sellele vlogikanalile, millega jääb mu tavakanal nagu on kõrvale jäänud. Mis ei meeldi mulle ja võttis ka aega, kuni ma sain aru, miks see juhtus, aga ühesõnaga lihtsalt ma võtsin tavakanali nagu ideeks teha tihti nagu panna iga nädala videot. Aga ma olen tunne, et mul peaks rohkem eesmärk olema, et ma peaksin olema uhke selle üle, mida ma üles panen. Ehk ma panen ikkagi iga nädala video lihtsalt. Ma annan endal rohkem andeks, kui see hiljaks jääb, sellepärast, et mul on tunne, et ma pigem panen harvemini contenti, mille üle ma uhke olen, kui tihedamini mingit jama, eks ole. Praegu ka suletud uste taga, mida ma tahan vaadata ja mul on nii paha olla ikka veel, ma ei suuda.